ma ütleks, et kui me nüüd räägime Riigikohtust, siis mitte ainult see tasakaal pole oluline. Mul alati olnud ka sellel arvamusel, et Riigikohus kui kohtusüsteemi kõrgem aste, mis ühtlasi on Eestis ju ka põhiseaduskohus. Siin seda komplekteerides peab silmas pidama veel hoopis palju rohkemaid faktoreid kui ainult see, kes on akadeemik, kes on praktik. Tegelikult ma arvan, et Riigikohtus peavad olema esindatud väga erinevad eelnevad vaated. Ehk seal peab olema inimesi, kes on tulnud kohtusüsteemi erinevatest astmetest, seal peab olema akadeemilise taustaga inimesi, aga seal peab olema ka hoopis teiste õiguselukutsete taustaga inimesi, näiteks advokaate, prokuröre. See sümbioos tervikuna annab sellise koosluse, kus on esindatud väga erinevad vaated, mis õiguslikult üldse saavad olla võimalikud. Ja selles mõttes ma olen alati arvanud, et ei ole õige käsitleda Riigikohut üksnes kohtusüsteemi karjääri kõrgema astmena, mis peab olema komplekteeritud ainult kohtunikus, sest see karjäär algab esimesest astmest, liigub teisest astmest ja kolmandast. See ei ole õige. Me peame alati meeles pidama ka seda, et Eesti Riigikohus on üldse väga unikaalne. Selles mõttes, meil on 3 ühes. Kõrgem üldkohus, kõrgem halduskohus ja lisaks veel ka põhiseaduskohus. Ja nende 3 funktsiooni edukas ühitamine on võimalik ikkagi ainult siis, kui seal on inimesi, kes võimaldavad neid funktsioone, erinevaid funktsioone samas majas edukalt täita. Et ta peab olema hoopis laiapõhjalisemalt komplekteeritud, võib-olla näiteks ringkonnakohus, kus ikkagi võib-olla peab rohkem silmas pidama seda, millised on inimese varasemad kokkupuutud kohtusüsteemiga. Nii et kui me räägime Riigikohtust, siis see pilt siin on sootuks kirjum. Ja veel üks aspekt, mis Riigikohtu puhul on oluline, on ikkagi vanusellise struktuuri erinevus. Sest see, mida me praegu paratamatult näeme, mis hakkas juba pihta 2013, kui mina asusin Riigikohtu esimehe ametisse, oli ju see, et see põlvkond, kes tuli Riigikohtusse 93-94, olles toona siis 40-ndates eluaastates, esindaski valdavalt ühte põlvkonda. Mis tähendab seda, et nüüd on nad läinud kõik korraga emeriteeruma ja on tekkinud vajadus leida ühe korraga väga palju uusi Riigikohtu liikmeid. Sisuliselt on meil täna juba tegemist täiesti uue Riigikohtuga. Need on täiesti uued inimesed. Ilmselt see praktika muutub, praktika ongi juba muutunud, vaated muutuvad. Ja võib-olla see üleminek ei peaks olema nii järsk. Ja seda on võimalik tasandada seeläbi, kus ikkagi Riigikohtusse valitakse inimesi ka niimoodi, et nad esindaksid erinevaid põlvkondi. Et ei ole kõik ainult 40-aastased, nagu see juhtus aastal 93, vaid seal oleks ka teistest põlvkondadest, mis tähendab ka seda, et see Riigikohtu liikmete vahetumine on nagu sujuvam, ei teki sellist tõe monopoliseerumist ühe kohtu koosseisu kätte. Et see, mis puudutab Riigikohtu liikmete valimist, see on sootuks mitmekülgsem tegevus ja ma arvan, et seal on ikkagi tekkinud mingisugune tasakaal.